Jätkame seeriat minu aastasest suhtest manipulatiivse, valeliku ja vägagi nartsissistliku kolumnlasega. Osa number 3. Mul on teile üks väga hea lugu, mis minu arvates kirjeldab väga hästi, kui sügavalt ta mind armastas ja kui palju ta minust hoolis. See oli üks nendest kordadest, kui mu eks oli jälle külla tulnud ja nagu te juba teate, kui mu eks külla tuli, siis Andres põgenes. Ja ma ei mäleta, kas see oli see sama päev õhtu või järgmine päev. Ma läksin oma sõbrannale külla, kes elas korrus kõrgemal ja mul hakkas korraga mega halb olla. Ja mul hakkas vaikselt külje pealt valutama. Ma läksin koju, ma lebasin voodis ja iga mööduva minutiga läks olukord aina hullemaks, mu palavik tõusis aina kõrgemale ja mingi hetk oli selline tunne, nagu keegi nagu pussitab mind noaga siia külje peale. Ja samal ajal Andres saadab mulle sõnumeid. Ma tean, et sa petad mind. Ma tean, et on sinu voodis. Saada endast pilt. Ja ma mäletan, et ma ütlesin talle lihtsalt nagu jäta mu hing rahul. Mul on nagu nii sitt olla. Ma olen nagu vaikselt siin ära kõngemas. Lase mul lihtsalt olla. Nagu palun lase. Ma mäletan, ma ütlesin, et palun lase mul lihtsalt olla. Andres oli veendunud, et ma valetan talle. Ja ma üritan lihtsalt, ma ei tea, mitte temaga rääkida, eks ole, või mis iganes on ju. Ta ei pakkunud välja, et ta tuleb külla. Ta ei pakkunud välja, et ta käib läbi. Ta ei küsinud, kas mul on midagi vaja. Ta oli veendunud, et ma valetan talle ja et ma raudselt magan oma eksiga. Terve see aeg, kui mul eks külas oli, siis mu olukord läks aina hullemaks. Mina muidugi emosse ei läinud, sest tugev Eesti naine, ma olin jumala kindel, et kui see üle läheb, küll see üle läheb, on ju. Lõpuks mul eks pakkus välja, et come on, nagu ma viin su haiglasse, mul oli nagu, et ei ole vaja, ei ole hullu. Mul endal oli juba too, et mingi 38-39 palavik ja no tõesti see valu oli nii hull, et ma ei saanud nagu voodis ühe külje peal teise külje peale keerata. Ma ei suutnud enam väga hästi kõndida. Aga igatahes üks hetk mul eks lahkus. Ja siis mingi hetk mul sõbrannad veensid mind, et ma pean minema emosse. Et üks mul sõbranna ütles, et tal oli kunagi neerupõletik, see tundub olevat sama ja neerupõletik võib väga halvasti lõppeda ja siis mul hakkas hirm ja ma kirjutasin Andresile. Ma kirjutasin talle, et mulle tundub, et ma pean minema haiglasse, mulle tundub, et asi on väga-väga halb ja palun tule kaasa minuga, eks ole. Ja siis oli Andresil 100 vabandust. Väidetavalt olid tal mingid tuttavad külas, kes olid kruiisilaevaga tulnud ja ta näitas neile linna. Ja siis ta oli liiga kaugel ja siis ta ei saanud tulla ja ta nagunii ei jõuaks ja mine ikka üksinda, on ju. Ja siis mul sõbranna tuli ja me koos läksime emosse. Ta istus minuga seal 5 tundi ooteruumis. Samal ajal, kui ma lihtsalt liikumatult seal tooli peal ja vahepeal põranda peal istusin, sest ma ei saanud enam liigutada ennast normaalselt. Ja siis ma lõpuks sain arsti juurde, eks ole, mind pandi tilgutite alla, sest mul oli väga ränk neerupõletik. Ja siis ma kirjutasin Andresile, et situatsioon on selline ja ta teatas, et tema ei usu, et ma haiglas olen. Tema arvab, et ma valetan talle ja et tema ei hakka kusagil haiglasse tulema, tal ei ole pabereid ja ta on immigrant ja ta ei saa nagunii haiglasse tulla, ehk siis ta ei tulnud haiglasse mulle järele ega mind vaatama ega mulle seltsi. Ta nagu thanks mees, on ju. Kui ma lõpuks koju jõudsin üksinda, ma läksin üksinda koju, siis ta endiselt ei tulnud mind vaatama. Terve see õhtu selles mõttes, et ma mäletan nagu väga hästi seda ööd, kuidas see valu ei andnud ikkagi järele. Need antibiootikumid ei mõjunud nii kiiresti. Ma mäletan, et ma nutsin seal keset ööd, sest mul oli lihtsalt nii valus. Mul oli lihtsalt nii valus ja ma mõtlesin, et ma lihtsalt suren ära seal. Ja keda ei olnud, oli Andres, kes ilmus lõpuks kohale järgmise päeva hommikul. Ja kui te arvate, et tal kahju oli, et ta mulle seltsi ei tulnud või et ta mulle appi ei tulnud, siis te eksite. Ta rääkis ainult sellest, kuidas tal nii raske oli. See oligi see päev, see oli see kord, kui ta ennast kiilakaks ajas. Ta rääkis ainult sellest, kui raske tal oli ja kuidas keegi talle joogi sisse
midagi võib-olla pani ja võib-olla teda ära kasutas. Ehk siis lõppkokkades oli ikkagi nagu alati tema ohvri rollis, tema ei olnud mitte milleski süüdi ja nojah, selles mõttes, et mina ei surnud ära ju, nii et all good. Ma tean, et ma oleksin pidanud ta see sama päev maha jätma, nagu minu arvates mitte midagi muud ei demonstreeri paremini seda, kui vähe ta minust hoolis ja kui vähe ta mind reaalselt armastas. Aga ei, ma andsin talle andeks ja me läksime rõõmsalt koos edasi. See oli ka see hetk minu arvates, kui mul sõbrannad olid juba nagu, et come on, et see ei ole nagu okei. Palun jäta ta maha, nagu palun. Aga minu arvates ei läinud väga kaua aega enam sellest hetkest, kui mul reaalselt temast ka kopp ette sai ja ma lõpuks suutsin ta ikkagi nagu mingil määral eemale lükata mõneks ajaks. Oi jumal küll, olid majad.